Head sõbrad, see on kujunenud juba mitmetel meil harjumuseks igal kevadel kokku saada ja oma arusaamisi vahetada ja neis ühisosa ja erinevused välja selgitada. Kes me õieti oleme? Võib öelda ehk, et need, kelle huvi või soov või koguni vajadus on elust sügavuti aru saada. Elust, sellest, mis on elu või tuleks küsida, kes on elu, eks ole, elu on ju kes ikkagi. Kes on organism? Mis üldse elamine endast kujutab? Valdavalt ehk eelharidusega bioloogina, sest et see peaks nagu olemagi bioloogi küsimus, aga osutub, et on hulk teisi teadusharusid veel, mis mõistavad sellele küsimusele päris sügavalt ligi minna. No ja võib siis, eks ole, mõtelda, et on niisugune entusiastide seltskond, kes siis juba 50 aastat järjepannu iga kevad selle üle arutab. Ja kui neid entusiaste ei oleks, no siis ei tea, ei oleks ka. Aga ma mõtlen, et see vaade ei ole õige. Selline soov ja vajadus on ilmselt kultuuris igikestev ja nende samade teemade üle, no seda võib nimetada ka siis, eks ole, üldbioloogia küsimused, üldbioloogia teooria. On kogu aeg mõtteid vahetatud. Lihtsalt, et niisugune üritus püsima on jäänud, võib ehk viidata sellele, et meil Eesti kultuuris on bioloogia osas mõningane küpsus saavutatud. Ühes ja või teises vormis, ma usun, kestab see üle aegade igavesti ka edasi, kas ta sama nime kannab, see on nüüd täitsa teisejärguline. Kui me nüüd vaatame veel natuke seda, kuidas see bioloogiline mõte on meil arenenud võib-olla ka selle 50 aasta jooksul või ka pikemalt, siis on niisugune tunne, et mingisugusel perioodil või küllalt ulatuslikus vaates on bioloogiat võetud kui loodusteadust, mille ülesanne on küllaltki külmalt ja erapooletult analüüsida, kuidas on organismid ehitatud. Aga kui nüüd vaadata edasi, kuidas moodi on see bioloogia huvi dominant liikunud nende aegadega, siis mulle tundub, et üha enam on sest saanud teadus, mida võiks nimetada elurikkuse hoiu teaduseks. Sest nimelt see tahk on tõusnud esile selle 50 aastaga järjest enam. Võib-olla ka, et sellest ehitusest on juba õige palju teada. Seal ei ole ehk nii palju enam mõistatuslikku. Ja siis nihkub ka see huvi sinna päris olulise keskme juurde. Raamat, mis selleks tänaseks kevadeks välja sai antud ja mis meil õhtul siis käes saab hoitud, algab lausega
teaduse mõttest. Mis on teaduse mõte? See esimene lause selles raamatus ütleb, teaduse mõte on elust hoolida. Teaduse mõte on elust hoolida. Ja see on mõeldud väite ja arusaamana, mis peaks olema kehtiv üle kõigi teaduste. See arusaam ütleb, et teadused, mille mõte ei ole elust hoolida, ei oma mõtet. Neid inimesi, kes Eestis saavad aru, kuidas ökosüsteem elab ja kuidas ta saab tasakaalus olla. Mis asi üldse on elamine ja kuidas on ta võimalik ja milles ta seisneb? Mis on nende roll? Need, kes teevad olulisi otsuseid selle kohta, kuidas Eesti ökosüsteemi ümber korraldada, kuidas meie ühiskonna elu, inimeste ja kõigi muude olendite elu siin korraldada, ümber korraldada. Enamik neist teevad otsuseid poolpimedana. Poolpimedana sellepärast, et enamasti ei ole neil põhjani minevat arusaama, kuidas ökosüsteem elab ja tasakaalus saab olla ja milles seisneb elu. Kui tehakse otsuseid poolpimedana, siis on puhta juhuse asi, kas need ümberkorraldused viivad katastroofile või ei vii. Selleks, et oleks mingigi asjalik lootus, et nad katastroofile ei vii, peab olema neid, kes põhjani mõistavad või nii kaugele kui võimalik või nii kaugele, kui on jõudu ja oskust. Ja kellest siis võiks ulatuda natukesegi määral see arusaam nende oluliste otsusteni, mida meie maal tehakse. See on meie igikestev missioon. Igikestev missioon tõendada seda arusaamist, et peaaegu iga suur arendus hävitab liigirikkust, hävitab elurikkust. Rääkimata gigantsetest arendustest, mis lihtsalt tuleb seisma panna. No vot, niisiis. Ma usun, meie missioon on tähtis ja kui seda teha veel, nii nagu me ikka oleme teinud, kevadel, kaunil ajal, kui pungad puhkevad, linnud laulavad ja meis on nauding sellest intellektuaalsest särast, mida me omavahel suheldes siin saame. Nõnda siis, head kevadkooli meile.